Aitäh, Andres, selle väga hea ettekande eest, väga inspireeriv ja põnev oli vaadata neid videosid. Aga nüüd, lugupeetud vaatajad, oleme, nagu te näete siin vestlusringis, minust paremal on väga auväärne seltskond, ehitusvaldkonna tunnustatud mehi, küll seekord ühtegi naist meil siin paneelis pole. Aga see selleks. Võib-olla alustaks soojenduseks ühe sihukese üldise küsimusega, mida ma paluks teil kõigil vastata, alustades Jürist. Kuidas oma töös plaanid ehituse pikka vaadet rakendada, et see ka tegelikult tulemusteni jõuaks? Ma arvan, et ma olen seda nüüd teinud juba pea 3 aastat ilmselt. Et see on üks nagu vaheetapp selle tegevuse eest, mis me oleme teinud ja stardipauk sellele, mis järgneb. Ja kui sa nüüd küsiks minu käest, et kuidas tagada, et üks visioonidokument ellu läheks, siis see esimene etapp ongi nüüd tehtud. See kõige olulisem osa on see, et selle koostamisel on kaasatud kogu sektorit, risti-põiki praegu ka neid osapooli, kes tegelikult siiamaani võib-olla on ka vastasseisus olnud. Ütleme niimoodi, et riik ja kohalik omavalitsus, erasektor ja avalik sektor, arhitekt ja ehitaja ja insener. Et me oleme kõik suutnud ühe laua taha tulla ja oluline on see, et me ütleme, et vaata, need asjad on meile tähtsad. Ja siis me teeme oma äri edasi ja kakleme edasi ja konkureerime edasi, aga mingisugusel hetkel lööme kanna maha, ütleme, et võt, me tahame niimoodi edasi minna. Et 3 aastat on tehtud, nüüd tuleb sama kõvasti edasi panna. Aitäh, Jüri. Ivo, ehituselama osakonna juhatajana, mida see pikk vaade siis sinu igapäevatöös tähendab nüüd? Ma arvan, et Jüri oleks seda kindlasti tahtnud öelda, aga ma siis viitan ka meie ehitusvaldkonna arengukomisjonile, mille osas siis minister ka kirjutas täna allkirja, et arengukomisjoniga koostöös me siis hakkamegi seda ehituse pikka vaadet nüüd rakendama lähimatel aastatel. Aga isiklikus töös ma tulen siis strateegiliselt tasandilt tase allapoole, et meie osakonna tööplaanis näiteks ma just vaatasin üle, et enamik tegevusi on otseselt seotud mõne ehituse pika vaate tegevusega. Et me juba tegutseme. Aitäh, Ivo. Erki, energiatõhususe vaatevinklist ilmselt sinu ülesanded on ka seal Ivo mainitud tööplaanis, aga millised neist siis kõige rohkem nagu selle pika vaatega seostuvad ja kuidas see aitaks seda pika vaadet ellu viia? Ja aitäh, et tõesti nii ta on, et ta seal Ivo poolt mainitud tegevuste kavas on ja nagu ma oma ettekandes välja tõin, siis ennekõike hetkel laual olevatest teemadest on just nimelt see keskkonnamõju hindamise printsiipide metoodika või väljatöötamine ja sellega ma igapäevalt ka tegelen, et vaadata, kuidas uurimisgrupp, mis suunisid meil annab, kriitiliselt kommenteerida oma parimise teadmise juures ja liikuda edasi, et meil oleks lähiaastatel võtta üks vastav ja isegi meid mitte vastab, vaid et väga hea tööriist, millega siis hinnata ehituste keskkonnamõju. Aitäh. Ehk siis paremad andmed, et teha paremaid otsuseid. Just, ja liigume ka siis ikkagi laiema valdkonna peale, et mitte ei räägi ainult energiatõususest, vaid ka ikkagi materjalidest ja elukaarest kui sellisest tervikust. Ja. Aitäh. Raivo, oma ettekandes rääkisid sa väga palju just tellijatest, aga mina küsiks vastupidi, mida ehitajad saavad teha, et see pikk vaade ellu viia? Ehitajad, üks teema kindlasti on hariduse teema, mille üle peavad ka ehitajad rohkem tagasi pöörama, et pakkuda koolidele paremaid praktikabaase, et tuua tagasi see tihe koostöö haridusasutuste ja ehitajate vahel. Teatud põhjuseks on ka muidugi ehitusettevõtjate killustatus ehk suurte tugevate ehitusettevõtjate puudumine täna.
suure töötajate arvuga ehitusettevõtete puudumine, aga me üritame seda asja keerata teistmoodi. Me oleme isegi mingil määral selle teemaga täna pihta hakanud ja ei taha ju jätta ütlema, et ka meie nii-öelda ühiskonverents on tegelikult ju pühendatud haridusele, eks ju, nii et see on üks teema, eks ju, aga ikkagi ma lisan juurde, et see juhendmaterjal, kuidas peaks kogu protsess toimima, et see ettevalmistustöö oleks piisav, sellele tuleb tähelepanu juhtida. Aitäh, Raivo! Tiit, sinu ettekannes olid inimesed innovatsiooni keskmes. Kuidas sina nüüd oma töös läbi nende inimeste siis ehituse pikka vaadet hakkad ellu viima? Esimene asi on see, et eks see pika vaate elluviimine käib tõenäoliselt kogu sellel seltskonnal üsna mitmel tasandil. Üks asi on see, et tõenäoliselt tuleb osaleda väga mitmetes, kardan, et mitte ühest ei piisa töögruppides, kus tegelik töö pihta hakkab. Teine tasand on see, et enamusel meist on ikkagi ka mingisugune roll mingites eraettevõtetes, minul see küll on. Ja ega seal ei olegi midagi muud, kui pean õppima veel vanast peast tegelikult seda, kuidas moodi inimestega ümber käia, kuidas inimesi juhtida, mida meile Tehnikaülikoolis sellel ajal veel väga palju ei õpetatud. See asi annab järgi õppida. Aitäh, Tiit! Andres, Raivo juba mainis haridust. Sina oled meil siin paneelis ülikoolide esindaja, Eesti Kunstiakadeemia loomulikult. Mis siis, kuidas sa kommunikeerid seda üliõpilastele ja tudengitele, et selline asi nagu ehituse pikk vaade on olemas ja seda oleks vaja kuidagi kaasa aidata? Kuidas sa seda teed? Kõige lihtsamal moel. Räägin. Seal ei olegi teist lahendust. Arutame, mõtiskleme selle üle, mida see tähendab, mida see endaga kaasa toob. Ja kõige olulisem võib-olla on ka see, et me tegelikult kõik ülikoolid, kes me tegeleme, küll jah, elu võib-olla siis ehitusvaldkonnaga konkreetsemalt, on ju täna juba kogunenud tegelikult ümarlaua ümber hariduse teemal arutlema ja mõtteid vahetama. Ja kui me räägime täna elukeskkonnast nagu laiemalt, siis ei ole muud midagi, kui homme võtta telefon ja head sõbrad Tallinna ja Tartu ülikoolist kutsuda sinna ümarlaua ümber. Ja ma arvan, see ongi see koostöö, millest ma rääkisin, et me saame koos palju rohkem pakkuda, kui aritmeetiline võrrand seda lubaks. Et ma saan aru, et see ümarlaud on juba tegutseb? Ta juba tegutseb, jah. Nii et selle tegelikult protsessi käigus on see nagu, ütleme siis, alt üles protsessi või moodsa protsessi nagu tulemus, et me ühel hetkel nägime nii digitaalehituse klastrit, kus me praktiliselt kõik kõrgkoolid oleme ka liikmed, et see on vajalik. On vajalik rääkida tuleviku teemadel, sest et lõpuks on ju need tudengid, me täna õpetame tulevikeskkonna kujundajad, nii et kus siis veel, kui mitte kõrgkoolides sellest rääkida. Aitäh! Ma nüüd võtan ette siin meie publikult laekunud küsimuseid, mida on omajagu, aga püüame siit siis mõned välja sõeluda ja üks küsimus, mis siin isegi kordub, on Tiit, sulle suunatud. Sa oled rääkinud varasemalt palju ka just hankemudelitest. IPT, Allianz hanked, äsja oli Postimehes arvamusartikkel sellel samal teemal ja siin küsitakse, et millal siis tuleb esimene pilootprojekt Allianz mudeli kohaselt? Seal on nüüd kaks asja, et digitaalehituse klaster on võtnud omale või võttis omale eesmärgiks, ta pidi tulema tegelikult eelmise aasta lõpus. Peaaegu, et oleks tulnud, aga välja kukkus nii nagu tihti peale. Tegelikult mul on andmed, et üks erakonsortsium on tegelikult väga tõsiselt praegu selle peale mõtlemas, nii et mine tea, võib-olla isegi selle aasta teises pooles võiks niisugune asi juhtuda. Kordan, aga klastri eesmärgid on, et me saaks avaliku sektori projektid IPD või Allianz hankemudelitesse. Sellega me töötame pingsalt edasi, millal seda ei oska öelda, aga ma arvan, et need ajad ei ole enam väga kaugel. See hankemudelid on ju ka osa sellest ehituse pika vaatest, osa sellest innovatsioonist. Ivo, kas riigi tasemel on plaanis kuidagi neid hankemudeleid soodustada, suunata, kui Tiit rääkis just erasektorist, kus võib-olla seda valmisolekut on isegi natuke rohkem,
aga kuidas avaliku sektori tellijatega on? Noh, ütleme, erasektor on ju väga tubli, et tegelikult sellist allianshanke stiilis töövõtumehhanismi praktiseeritakse ju palju, et seal ongi võib-olla need osapooled tihedamini koos, teevad pikaajalist koostööd projektist projekti. Et avalikus sektoris see ongi natukene keeruline, eks. Aga jah, nagu Tiit mainis, et siis naaberriikides on seda edukalt viljeletud ja meil on ainult mõistlik neilt õppida. Ja ega mida riik saab teha, me tuleb lihtsalt leida esiteks üks tellija, hästi julge tellija, kes on siis valmis minema. Ja kui meil on juba üks hea näide, ma usun, et teised tulevad järgi. Ja ma juba siin, ma ei tea, kas see on avalik info, aga ma juba tean tellijaid, kes on valmis selle komme alustama. Aha, väga põnev. Aga kas me julge välja öelda, kes need tellijad võiks olla ka? Ega neid suuri avalikke tellijaid ju väga palju ka ei ole Eestis. Ega riigi kinnisvara, transpordiamet, suuremad kohalikud omavalitsused loomulikult. Et ma saan aru, et sellest seltskonnast jutud käivad ja lootust on, et varsti näeme seda pilootprojekti. Jüril on näppisti. Jüri teab. Ma olen siis julgem kui Ivo. Et Maanteeamet on küllaltki kaugele jõudnud. Transpordiamet. Või Transpordiamet nüüd, jah. Ikka võiks öelda, et juhtkonna tasemel on jõutud otsuseni, aga nüüd on vaja leida siis see paras projekt ja meeskond kokku panna ja minema hakata. See jutt on olnud, jah. Aga Jüri, sinult ma küsiks ühe teise võib-olla laiahaardelisema küsimuse, mis siin on esitatud. Millist rolli mängib riigi konkurentsivõime tagamisel üleüldse ehitamine? Et me siin räägime ehituse pikast vaatest, on ju, aga kui suur, võib-olla kõik vaatajad ei tea, kui suurt rolli ta kogu Eesti majanduses ja meie rahvusvahelises konkurentsis mängib? Sa küsis nüüd ehitamist. Ehitamist, just, jah. No SKP-st on ehitamine ju meil kuskil 16% ja tööhõivest kuskil suurusjärk 8-9%. Et see on tegelikult väga oluline, väga suured numbrid, et kui me räägime majanduskasvust või majanduslangusest, siis ehitusosa tähtsus on seal hästi suur. Ja huvitav on ju see, et kui nüüd riik investeerib midagi, et riik oma eelarve võtab vastu, mis on umbes 12-13 miljardit praegusel ajal, siis kuskil 1,6-1,7 miljardit on see, mis läheb investeeringuteks ja sellest kõvasti kas 55-60% on see, mis meie seltskond nimetab ehitamiseks. Need on väga suured arvud, seda näitas ka Ivo oma skaala peal, umbes €1 miljard aastas läheb siis ehitusinvesteeringuteks. Ja ma tahan ühte asja siin nagu võib-olla veel rõhutada, eks ju, et tihtipeale me kuuleme niisugust sõna, et meil ei ole vaja valada midagi betooni või et suuname seda raha tarkadesse kohtadesse. Et see seltskond on nüüd küll niisugune, kes selle vastu kindlasti võitleb. Meie ei vala asju betooni. Me tegeleme parima elukeskkonna loomisega. Minu enda background on olnud inseneri arhitektuuribüroo, mul on õnn olla 2 lapse isa, kellest üks on arhitekt, teine insener. Me oleme seda tööd teinud 30 aastat, pole mitte elus mõelnud, et ma tegelen betooni valamisega. Me tegeleme parima elukeskkonna loomisega ja see peab jõudma ka igasse sõnavõttu. Kokkuvõttes ehitus on väga oluline osa meie majandusest ja kujundab mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid ka ruumilises ja keskkonna mõttes. Ja Andres, võib-olla siin ma suunaks ühe küsimuse sulle, et üks kuulaja on esitanud küsimuse, kas arhitektuuris on kõik uus või kehtivad veel ka alates vanuse järjekorrast maa külgetõmbejõud, kuldlõige ja nii edasi, erinevad reeglid või segavad need loovust? Ei sega, absoluutselt mitte. Et nad on täiesti ju eksisteerivad terminid mõiste, et tänapäeva noorte tulevaste arhitektide leksikonis need ei ole kuhugi kadunud need. Mõnest räägitakse võib-olla kuskil tagatoas rohkem, mõnest eestoas, aga kõik need väärtused on olemas.
Ja ma tahtsin Jürile ja su küsimusele ehitamisest võib-olla tuua veel, et see nähtamatu tegelikult kasu, mis tekib elukeskkonnast, see mikrokliima, mis tekib ühes linnas või see atmosfäär, mis tekib ühes linnas, see on see, mis ju loob uut väärtust suhtlemisel. Me naudime seda keskkonna, meil on tore kokku saada, meil on tore arutleda teatud asjade juures, kui meie keskkond toetab seda. Ja seda on vaata et isegi raske mõõta, kuigi mõõdetav. Nii et on teatud nii-öelda ka valemid selle kohta välja mõeldud, aga me tegelikult tajume seda, kui ruum on hästi ja mõtestatud, läbi mõeldud. Aitäh, Andres. Raivo, sinu ettekande ajal esitati üks võib-olla natuke provotseeriv küsimus, aga see kõlab niimoodi, et ehitajatelt kostub väga tihti sõnum, et tellija on rumal ning projekteerija ei oska projekteerida, ehk tellija on rumal. Harva kohtab kriitikat enda tegevuse osas. Ja küsimus kõlab, et mis on 2 suurimat probleemi ehitajatel oma tegevuses, mis takistab oluliselt tootlikkust? No eks üks probleem, millest ma ka juba mainisin, ja tegelikult me selle oma järelkasvu kasvatamisega ei tegele väga tõsiselt ja ka ei loo tingimusi töötajatele nii-öelda oma kvalifikatsiooni tõstmiseks. Teine, mis on ka kindlasti just Eesti ehitajate probleem on see, et magatakse liiga kaua. Kuna ma ka tegelen ehitusmaterjali tootmisega, siis ma tean, et tellitakse, et eile oli vaja. Et see on väga suur ehitajate probleem. Tänases situatsioonis, kus materjalide kättesaadus on väga raske, siis see mängib väga oluliselt kätte, eks ju. Aga selle, et ma ei tahaks öelda, mitte see on see tartellija, see on niisugune hea sõnaga, et tellija otseselt rumal oleks, ei pea panema vastu, aga lihtsalt tuleb juhtida tähelepanu, missuguseid tegevusi ja millal tuleb teha. Ja eriti riigi puhul on kahjuks tõesti see, et otsused venivad, aga tähtaega nihutada kuskile. See on see kõige suurem probleem tegelikult. Kas võib öelda, et see ehituse pikk vaade on mõnes mõttes nagu käsiraamat for dummies nendele tellijatele, kes võib-olla ei ole, vajaksid natuke abi või natuke seda perspektiivi laiendada? Et väga lihtne, minu käest ajakirjanik küsis, et just enne, et kui ma tahaksin augustis saada mingit väike sauna ja see maksab 50 000, aga küsitakse näiteks 75 000, et kas ma telliksin. Ma ütlesin, et ma kunagi augustiks sauna ei telli, sellepärast, et ma tean, et ma nii kähku ei saa. Ma tellin aasta pärast, ma mõtlen ette, et tegelikult et teatud protsessid tuleb ära käia, et kui sa tahad endale eramaja ehitada, siis ja krunt on olemas, siis võtta iga 2-3 aastat, et sa projekteerid ja valmis, siis ehitad kiiresti. Et see käib kõikidel asjadel nii, et kõik tegevused ja tuleb hakata kohe tegutsema ja mitte vahepeal pausid pidada. Aitäh. Siin oli selle sama ajanormide osas küsimus, et kas peatöövõtja jaoks on ajanormide teema oluline, ehk kas eelarvestamine võiks hakata toimuma sarnaselt Kesk- ja Lääne-Euroopale ning isegi põhjanaabritele objektiivsete ajanormide alusel? Küsimus on, mida me peame ajanormiks, eks ju, et kas see näide, mis sa Jüri tõid, eks ju, kas see oli tehtud mingi ajanormi järgi või oli lihtsalt eesmärk tehtud ja see täidetud, eks ju. Ma ei pea mingit ajanormi, ma pean veel kord ikkagi, et oleks võimalik teha õigeaegne ettevalmistus ja siis ehitada võimalikult lühikese aja jooksul. See on tegelikult eesmärk. Ja jälgida kõiki nii-öelda tehnoloogias ette nähtu asju. Näiteks Soomes on hoonetel enne viimistmist ette nähtud 2-kuune tehnoloogiline paus. Ei lubatagi enne viimistmist, kui välja kuivab. Meil, kui me peame koolimaa ehitama 8 kuuga, siis seda 2 kuud sinna kuskil ei mahu, nii et kõik sõltub sellest, mis konstruktsioonis me kuidagi ehitame. Konteineritega võime ehitada väga kiirelt ja väga suuri asju, aga kui me tahame midagi muud teha, siis betoon kivistub, räägime ikkagi natuke betoonist ka, betoon kivistub teatud aeg ja peale seda tuleb veel mingid tegevused teha, eks ju, et ei ole võimalik kõike koos teha, eks ju. Aitäh. Erki, Raivo juba mitu korda mainis siin ehitusmaterjale ja praegune seis, ma arvan, enamus meie vaatajatele on teada, on kuulnud sellest, et ehitusmaterjalide kättesaadavus on viimasel ajal keeruline, tarneajad on pikenenud. Kui me vaatame nüüd seda sama CO2 vaatenurka ja mõtleme selle peale, et kuidas see tulevikus nüüd mõjutab nende materjalide kättesaadavust, et
kas see tähendab seda, et me hakkame tarbima rohkem kohalikke materjale, kas materjalid lähevad kallimaks või see ikkagi tähendab seda, et meie elukeskkond muutub paremaks? Kuidas see CO2 uuring mõjutaks siis neid ehitusmaterjalide tarnet, ütleme siis nii? Tarne kohta ma ei oska kahjuks seisukohta võtta, et ilmselt mingi mõju tal on, peavad siis nüüd materjalitootjad hakkama kaardistama oma materjali, eriti kui veel see tellijaks satub olema tark tellija, kes tahabki nüüd keskkonnasõbralikku maja teha, et hakkab küsima siis, kas teatud lävenit taga ajama või ta lihtsalt tahab pilootprojekti järgi, esialgu võib-olla pilootprojekti raames, siis näiteks teha mingi näiteobjekti, et oleks aru saada. Kas ta hinda mõjutab? No see, ütleme nii, et kui see materjalitootja tahab nüüd endale siis neid keskkonnadeklaratsioone tegema hakata, siis see mingit raha maksab, arvestades võib-olla kogu tootmismahtu, ei tohiks see nüüd nagu suurele tootjale vähemalt küll kontimurdev olla, et ma ei usu ka, et ta nüüd seda, konkreetselt see deklaratsioonide nõue tõstaks nüüd ehitusmaterjali hinda. Ja tarneahela osas, kuna see deklaratsioonide käsitlus üldiselt käsitleb ka ajalugu, ehk siis sa peaksid juba materjalitootjana hakkama varakult kaardistama oma kulusid või nii siis rahasse materjali kui ka energiasse, et siis üldse see deklaratsiooni taotlema hakata, et siis selles mõttes, et rongi peale saada, oleks vaja startida juba praegu varakult, et mitte momendil, kui esimene klient tuleb ukse taha küsima, et anna mulle deklaratsioon, siis mis see on, et siis ei ole sul nagu enam seda aega reageerida. Et siis selles mõttes, kui ta ootab ainult deklaratsiooniga materjali, siis ta võtab kas teiselt või siis leiab kuskilt mujalt mingi muu lahenduse. Ma saan aru, et see on ilmselt aja küsimus, kuni kehtestatakse ka nõuded, et peab vastama sellele või sellele deklaratsioonile selline jalajälg. Mida see meie nii-öelda kohalike materjalide tootjatele tähendab, et kas suurtele globaalsetele tootjatele on see ilmselt väike pingutus ja nad suudavad selle läbi närida, tagada kõik, kas näiliselt või päriselt, et kõik on nii-öelda roheline. Aga kas see võib mõjuta ka negatiivselt meie endi kohalikke tootjaid? Siin pigem võtaks seisukoha sellise, et see pigem suunab neid tootjaid keskkonnasõbraliku tootmise suunas, et võib-olla esialgu tuleb see justkui nagu suur šokk, et millised nõuded ja ilmselt ka sõltub muidugi sellest uuringu tulemusest, mis meil siin nüüd plaanis on, et millised suunised seda antakse, et ka välisriikides on praegu tehtud pigem see, et esialgu deklareeritakse lihtsalt see number ja mingi aja horisondis, kus sul juba tekib teatud andmebaas või nägemus, kui palju sul see keskmine jalajälg teatud hoonetüübi puhul on, et siis tekib ka niisugune klassifikatsioon, et siis selleni annab veel minna ja see on pigem niisugune tulevikku suunatud muusika. No, igatahes ootame põnevusega selle uuringu tulemusi. Mina ka. Aga Ivo, tuleks võib-olla korra, siin kuuleks kindlasti ka Jüri arvamust, aga siin küsimustest käib läbi ka selline poliitiline dimensioon, et kui me vaatame avaliku sektori tellimusi, siis paratamatult tahame või mitte, on need väga tugevalt seotud poliitikaga. Ja siis me põrkame nendest samadesse probleemidest, mis on need ajaraamid, mida Raivo mainis, et kool olgu valmis 8 kuu pärast nui 4. Kuidas me nüüd saaks läbi selle ehituse pika vaate kuidagi seda stabiilsemaks teha või võib-olla sellest poliitilisest otsusest ja käsust veidi lahti haakida neid sisulisemaid küsimusi? No, lühidalt poliitika on okei, et poliitik peabki oma otsuseid tegema, tal on selleks mandaat. Aga mida meie ametnikena saame teha, on valmistada ette võimalikult hea otsuse põhi. Hoida siis seda investeeringute fronti, arvestades siis kindlaid kriteeriume. Ja kriteeriume, mis just muudaksid meie elukeskkonna paremaks. Ilmselt on seal ka mingeid mõõdetavaid asju, näiteks tõesti siis süsiniku jalajälg, miks mitte. Et see kõik tahab läbirääkimist ja see on see, millega siis meie ehitusvaldkonna arengukomisjon hakkab ka toimetama. Ja muidugi millega, nagu ma mainisin oma esitluse juures, et Rahandusministeerium vaikselt toimetab, et see on tüüpiline, ütleme, riigis normaalne olukord, kus mida paremini on koostatud lähteülesanne poliitikule, seda parem tuleb ka see otsus. Analoogia siis ehitusvaldkonnas. Aga Jüri, kas see arengukomisjon võikski olla siis nii-öelda ka poliitikutele see tark nõuandja, see siil Kalevipoja kõrval, kes ütleb serviti, mitte nagu lapiti? Küllap vist, jah.
Eks sellel arengukomisjonil on kõige tähtsam küsimus nüüd, et meie töö ei vajuks kuhugi kausist välja. Jälgida nende 38 teema arengut, sinna hulka kuulub ka seesamane, millest Ivo praegu rääkis, investeeringute parem planeerimine, tõesti ametniku töö on paremini ette valmistada otsuseid, näha pikemat visiooni ja poliitik, mis tõesti aeg-ajalt tuleb ja läheb, eks ju, elu on siukene. Et ta saaks oma visioonidega sinna sisse tulla ja ta näeb ka varem tehtud otsuseid ja võib-olla ka hilisemaid tulemusi, mis on. Et jah, pikad plaanid ja nõnda ta on. Aitäh, Jüri! Meil hakkab aeg otsa saama, võib-olla ma lõpetuseks küsiks kõigilt teilt veel ühe küsimuse. Kuigi ehituse pikk vaade on ta on koostöö, ta on paljude osapoolte, paljude ehituselukaare osaliste vaheline koostöö, et see ellu viia, siis võib-olla natuke ebameeldiv küsimus, aga kes oleks ikkagi see, kelle tuge teil kõige rohkem vaja oleks, et seda ehituse pikka vaadet oma vaatevinklist ellu viia? Andres, ma alustaks sinust. Hea küsimus. Kui sa igapäevaselt toimetad ja tunned, et need ideed leiavad mingisugust vastukaja või leiavad toetust, et see ongi kõige olulisem. Et siis jätkub seda energiat neid ideaale või unistusi ka täide viia või edasi unistada. Et ma arvan, et see on nii banaalne vastus, aga ma vajaneks Tiitu, ma vajaneks Jaani, kellega tegelikult arutada neid asju. Ja kõiki teid. Jah, et küsimus on raske, et mitte öelda isegi kiuslik. Aga ma arvan ka, et kelle tuge, et ütlen, et mul oleks vaja, ma ei tea, riigi tuge selleks, et neid asju ära teha. Riik vajab täpselt samamoodi eraettevõtete tuge. Et ma miskipärast loodan ka sellele Jüri mainitud komisjonile, et äkki me seal saame nii-öelda seljad ikkagi kokku panna nii riik kui eraettevõtjad ja seda keskkonda selliselt tuua, mis meid edasi viib. Ma arvan niimoodi. Raigo? No ja selle toe koha veel täpselt samuti väga raske vastata, aga ma loodan, et ikkagi selle edaspidise tööga me suudame muuta mõtlemist. Et mitte nii, et nüüd mõtlesime, nüüd teeme need ja nüüd kohe hakkame tegema, vaid teeme ikka pika plaani, me näeme, kuhu Eesti tahab jõuda, areneda, mis selleks vaja on, mis on spordiehituse, mis on kultuuriehituse, mis on muid ühiskondliku ehituse, kuhu teid ehitada, kui laiu, kui pikk ja nii edasi, eks ju, nii ja see pikk plaan hakkaks jooksma mitte läbi nii-öelda poliitiliste jõudude, vaid see hakkaks jooksma mööda Eestit, et hoolimata sellest, missugune poliitiline jõud valitseb, seda eelnevalt tehtud plaani hakatakse täitma ja need jõud hakkavad siis tegema uusi, saada aru, et tegelikult nende tehtud otsused jõuavad tegelikult ellu võib-olla 6, 7, 8 või 10 aasta pärast, eks ju, et mitte selliseid, väga lihtne täna tegelikult seesama koolijuhi tõin, eks ju, tegelikult selle ju riigigümnaasiumite programm on juba ammu ilma jooksev ja neid ehitakse, eks ju, aga miks ei ole mõeldud selle peale, et hakkame ikka natukene varem ehitama, siis ma seda täpselt õigeks ajaks valmis. Aitäh, Raivo. Erki? Jah, nõustun eelnevate kõnelejate, et tõesti hea küsimus. Mina isiklikult takistusi ei näe, küll ma leian, et soodustuvaks asjaoluks oleks teadlikkuse kasv ja laiem vaatevinkel asjale, et mainitud ka hariduse osakaal, et valdkonnas tegutsevad inimesed või ka laiem auditoorium teaks ja saaks aru, mis suunas me liigume ja aitaks kaasa mõelda. Aitäh. Ivo? Otsene vastus on see, et meil on vaja ettevõtjaid, et ilma ettevõtjaid ei liiguks meil ükski kraana. Väga selge ja konkreetne. Tänan. Jüri? Mul oli aega mõelda, aga ma harmoneerun kõige rohkem Tiiduga ja tulenevalt omaenda ajaloost, eks ju. Olles eraettevõtja, ma tundsin, et riigilt puudub see tugi ja nüüd me oleme siin väga hea kambaga asju edasi ajamas. Ja nüüd ma ütlen, et on vaja erasektori tuge ehk firmade tuge. Kokkuvõttes ongi koostöö. Ma tänan, ma arvan, te vastasite kõik väga hästi sellele veidi krutskiga küsimusele.
ja eks siit kooruski välja, et ettevõtjatel on vaja nii riigi tuge, kui riigil on vaja ettevõtjate tuge, ehk siis see on koostöö ja seda see ehituse pikk vaade endas kätkebki. Aga tänaseks on meil aeg otsa saanud. Ma tänan veel kord paneliste, esinejaid, ma tänan vaatajaid, et te meiega liitusite ja kõik, mis te täna nägite, on ka järelvaadatav, saate oma sõpradele, kolleegidele selle viite edasi saata. Ettekanded paneme samuti üles e-ehituse lehele ja kohtumiseni siis järgmistel üritustel, millest kindlasti tasub kalendrites juba ära broneerida 23. november, sest siis leiab aset järjekordselt juba, ma ei tea, kas 3. või 4. seerias ehitus 2022+, kus siis on jällegi koostöös mitmete liitude ja riigiga üks niisugune põnev ehitusvaldkonna üritustulemus, kus keskmeks on see aasta siis juba haridus. Aga tänan veel kord kõiki teid vaatamast ja soovin teile mõnusat päeva jätku!